Tervist, head Õhtulehe lugejad! Täna oleme tulnud siia Elroni rongi ja mis me siin siis täpsemalt teeme? Öeldakse, et iga Tartu tudeng peaks siis elu jooksul kõndima üle Kaarsilla ja siis sõbraga raamatukogus vahvasti patsu lööma. Nüüd asjaolude sunnil on läinud niimoodi, et iga tõeline ajakirjanik peab siis rongiga sõitma Tallinnast Vilniusesse. Minu nimi on Kristoffer Seema, veel ma enda kohta ei saa öelda tõeline ajakirjanik, võib-olla pärast seda reisi saan. Ütleme see protsess, et jõuda Tallinnast Vilniusesse tegelikult üldse nii lihtne kui paistab. Et selleks tuleb tegelikult sõita isegi 3 erineva rongiga. Ja et jõuda siis punktist A punkti B, Tallinna-Vilnius kokku sõiduaeg on 10 tundi ja 35 minutit. Ja seda sellisel juhul, kui meid ei taba mingi ootamatu probleem tee peal, nagu vahepeal rongidega juhtub. Et vaatame, kuidas meil läheb. Nii, oleme just jõudnud rongi ühte tähtsamasse paika. Teekond Tallinnast Valka kestab 3 tundi ja 54 minutit. Kui sa kavatse selle aja jooksul olla suures janus ja näljas, siis ilmselt sa pead seda ruumi külastama. Aga kuna siin tegelikult ukse taga oli väga pikk järjekord, siis ja nad eeldasid, et ma ikkagi lähen siia asjakohaseid asju tegema, siis ma vajutan seda nuppu. Kui peaksin mingi hinnangu andma sellele ruumile, siis tegelikult siin on väga puhas, väga ilus. Tekib muidugi küsimus, et miks see ruum nii suur on. Siia ma arvan, et mahuks 3-4 WC tegelikult ära, et saaks Elron panna istmeid juurde ja rohkem reisijaid mahuks siia sisse ära. Aga muidu WC on väga ilus. Oleme siis oma teekonnaga jõudnud peaaegu juba poole peale. Inimesed, kes on sõitnud Elroni rongiga, võivad näha, et natukene on see taust, see olustik siin muutunud. See on siis Läti rong, see on natuke teistsugune kui meile see kalliks saanud porgand, aga sellegi poolest sõidab ja püsib koos ka. Ütleme, kui tuua välja erisisusi, mis siis nende 2 rongi vahel on, siis siin praegu tundub, ma tean, väga ere, aga kui me siia sisenesime, siis oli raske üldse näha, sest esiteks ei näinud väga välja ja ka sees oli nähtavusega natukene keeruline, sest ükski tuli ei põlenud. Võib-olla põhjus, miks ma siin graatsiliselt tagasi liigu, on see, et erinevalt Elronist see natukene ikkagi võbiseb ja väriseb, et siis ma võin endale haiget teha ja kui ajakirjanik saab tööülesandeid saades viga, siis on väga pahasti. Toolid, mis me siin näeme siin minu kõrval, kui Elronis me vaatasime, et inimene peab olema ikkagi väga sirge rühiga, et siin suuta mitu tundi istuda, siis siin saab seda tooli edasi-tagasi liigutada vastavalt sellele, kuidas mugav on. Umbes tunni pärast peaksime jõudma Riiga. Siiani on olnud ääretult mugav sõit. Inimesed on olnud väga osavõtlikud ja loodetavasti jõuame sealt edasi ka Vilniusesse. Lähme kohe vaatame seda ruumi, mis siia vagunite vahele jääb. Ma seal juba enne küll olen käinud ühe korra, aga lähme näitame teile ka. Nõnda viisi. Et tegelikult ei ole midagi hullu. Aga näiteks, kui peaks siia kuidagi mingil põhjusel kinni jääma, ma ei tea, uksed lähevad lihtsalt kinni või lihtsalt hakkab liiga palav ja tahad siin natukene õhu käes olla, siis võib natuke ebamugav olla. Aga selles mõttes ei ole hullu. Hästi raske on ajakirjandust teha, kui kõht on tühi. Ja muidu see kõrvale jättes. Oleme nüüd lõpuks jõudnud Leedumaale. Siin on isegi rongis catering. Võt sulle nalja. Siin on QR-kood, kus võib jääda mulje, et siit kaudu saab siis ka tellida. Tegelikult ei saa. Siit saab ainult menüüd vaadata, aga kui sa lähed astud 3-4 sammu sinna poole, siis sealt tuuakse sulle, see on vist mingi võileib, tuuakse võileib, mis maksab peaaegu 5 eurot ja siis glögi, mis maksab 3 eurot. Tõepoolest ma tegelikult tellisin, ma arvan, umbes 5 asja, millest 3 neil enam ei olnud, sest nad olid ära söödud. Ilmselt
ajakirjanike poolt, kes on juba eelnevalt käisid. Aga sellegipoolest süüa on tore, sest kuigi reis on olnud väga mugav, siis sa ikkagi hakkab vaimule ja ilma toiduta vaim ei tööta. Head isu! Lõpuks ometi jõudsime Vilniusesse kohale. Kell on 21.08. Startisime 10.25. Veidi raske on rääkida, aga ma olen sellest kohustatud. Kui me Tallinnast lahkusime, siis oli meie jalge all paks lumevaip. Nagu te näete, siis selle aja jooksul, kui me sõitsime, on veidi aastaajad muutunud. Üldiselt tahaks öelda, et ei olnud nii hull, kui ma arvasin. Aga jällegi mina teen siin tööd, nii et ma arvan, et sellised trikid, huvitavad valikud reisitrajektoris võiks jätta ikkagi ajakirjanike jaoks ja mitte neid ise proovida.